videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios. Siin me olemegi tagumendid kõvasti vastu toolid toetatud, et pühasõja vapustused meid ühelega teisele poole ei kallutaks ja põrandale ei pillaks, millele olge te tänatud kõik, kes te toetate, aitate Nõmme raadiot, millele just teie hästi ja vägevasti kaasa aitate. Loodan, et me peame veel vastu ja täna. Minu daamid ja härrad, meine daamid und herren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavariši. Meie stuudios ei keegi muu kui herr Igor Gräzin, kes on vapustanud maailma ka, no millega, erakonnavahetusega ja oma ülikirju minevikuga, mida kuulates alati meenub Forrest Gump. Aga Igor, hakkame kuskilt pihta. Okei, võtame selle erakonna vahetuse ära, aga siin oleks siis nüüd väga oluline silmas pidada seda, et ma ei ole kunagi ühtegi erakonda vahetanud. Nimelt Keskerakond ja Reformierakond teatavasti on mõlemad ALDE erakond ja ALDE erakonna sees üks liigub natuke paremale, teine vasakule ja nii edasi ja nii et praktiliselt sellest hetkest alates, kui ma olin Reformierakonna asutajate hulgas, sellest ajast saadik pole mul mitte midagi ühegi erakonna vahetusega kunagi tegemist olnud. Muidu üks huvitav asi veel, ma tahaks rõhutada ühte momenti, mida mõned inimesed kipuvad varjama, on see, et ma ei ole kunagi välja astunud ka Nõukogude Liidu kommunistlikust parteist ehk NLKP-st. Oleks ma teadnud, et see nii tähtis teema on, ma oleks võtnud selle praegu kaasa, mul on laua suflis praegu alles nii parteipilet kui ka arvestuskaart. Seal isegi noomitusega sellele arvetuskaardile kandmisega, nii et mina olen olnud NLKP liige ja olen kuni tänase päevani, ma tahaks seda rõhutada, ma olen NLKP liige ka täna. Probleem on selles, et partei kadus ära. Tähendab, mitte mina ei läinud ära, vaid partei läks minema. No mis ma siis sinna teha saan, kuidas ma siis jään. Ja sellepärast on see parteiline värk ka nii olemas. Ja muide ma tuletan meelde, et siuke teatav sujuv liikumine ühes teise, see on siuke tsiviliseeritud poliitika üks võimalikke vorme ja variante. Võib-olla inimene, kes on, ma arvan, loodan kõigile meie kuulajatele, vaatajatele sümpaatne on USA president Ronald Reagan, kes teatavasti enamuse oma ajast oli USA demokraatliku partei liige, mis oli muidugi ka täiesti arusaadav, sellepärast oli Hollywoodi näitleja ja Hollywoodis on ju väga tugev ametiühing, vasakdemokraatia ja nii edasi ja Reagan oli täpselt seal, kus ta pidigi tol ajal olema. Ja muide Reagan ütles seda, et mitte mina ei läinud demokraatlikust parteist ära, vaid demokraatlik partei lahkus minust. Ja see ei ole kaugeltki mitte selline täiesti erandlik lugu, sest kui me mõtleme ka selliste poliitiliste parteide muutuste peale nagu Jawaharlal Nehru, eks ole, kes oli India ühtsuse partei liige ja nii edasi. Nii et ma ei näe selles mitte mingisugust probleemi. Aga see tegelikult viitab mind või viib mind õieti mingil määral järgmise teema juurde. Nüüd, kus see saade ära lõpeb ühel hetkel, kuskil pool tundi pärast seda, kui me lükkame mikrofonid kinni, lähen ma Maiasmoka kohvikusele kohtuma ühe daamiga, kes on USA jurist Kesk-Läänes, seal samas, kus minagi elasin, kelle nimi on Aladeen Smithburn. Me ei olnud väga tuttavad, aga piisavalt. Ma tahaks tegelikult rääkida tema abikaasast, kes oli minu sõber, Erik Smithburn, kes kahjuks lahkus meie hulgast 4 aastat tagasi. Oli väga sümpaatne mees, 1,90 m, mängis korvi ja oli poolkaitsja Inglise ragbis, mitte Ameerika, vaid Inglise ragbis ja nii edasi. Ja nüüd, tema ongi see inimene ja suhted temaga seoses parteide ja muudu selliste asjadega võib-olla olekski mõtet rääkida. Muide, me oleme Erik Smithburnist rääkinud siin Nõmme raadios üks kord vähemalt, aga võib-olla isegi 2 ja kellel nimi meelde ei tule, võib-olla me ei öelnudki tookord seda nime, aga me oleme Erik Smithburnist rääkinud seoses ühes hästi omapärase
seigaga. Nimelt me ju rääkisime siin, et inglise keel on maailma üldine keel ja et inglise keelt räägitakse erineval viisil erinevates maailma nurkades. Austraalia inglise keel ja kesklääne inglise keel on kaks ise asja. Väga suured erinevused on põhimõtteliselt ka kesklääne, see on siis Chicago kandi inglise keel ja Washingtoni inglise keel. New York on midagi kolmandat. Lõuna aktsendid on tegelikult, kui me mõtleme selliste tuntud näitlejate ja lauljate peale, nagu näiteks Johnny Cash nende hulgas, kes on seotud eeskätt Texase ja sealse kandi. Ühesõnaga, me rääkisime siinsamas millalgi Nõmme raadios, et inglise keeli on palju. Ja see on kõige omapärasem sihukene lugu, et inglise keel võitis keeltevahelise lahingu, aga ta kaotas sellega oma puhtuse. Ega ma olen mõelnud ka selle peale, et kui me väga pressime venelastele peale eesti keele oskamist, siis ühel hetkel me tulemuseks saame eesti keele, mis ei ole see keel, mida meie räägime. Vaid aktsendid, mingisugused grammatilised reeglid ja nii edasi tulevad hoopis teistsugused vene keele eeskuju. No ja nii, ja nüüd siis Eric Smithburn, kelle abikaasaga või kelle lesega me nüüd mingil hetkel siin kohvikus kokku saame. Eric Smithburn oli täiesti fanaatiline anglomaan. Talle meeldis kõik inglise. Kui me temaga koos õpetasime Londonis, siis Londonis oli tal õige selline korralik sihukene lordi inglise keele aktsent. Ta võis ka järgi teha väga hästi ka Cockney aktsenti ja nii edasi. Tähendab fanaatiline anglomaan. Ja üks tema teoseid, ta kirjutas väga palju teadusest ja teaduslikku töid, aga üks mitteteaduslik, kuigi mis pidi võib-olla isegi pooleldi teaduslik raamat, mille ta kirjutas, oli English Dictionary ehk inglise sõnaraamat, mis oli siis mõeldud ameeriklastele, et nad saaksid inglise keelest aru, aga veel rohkem oli ta mõeldud inglastele, et need saaksid Ameerika inglise keelest aru. Näiteks, eks ole, rekka kohta, eks ole, truck ja lorry. Sügis on, eks ole, on fall ja autumn ja nii edasi, rääkimata juba aktsendi erinevustest. Ja eks ta ise oli ka muidugi natukene üllatunud ja imestunud, et tema kõige tsiteeritumaks tööks osutus English Dictionary, mida siis minu teada on praegu ilmunud rohkem kui 10 erinevat väljaannet. Aga see töö, mis ta tegi siis väljaspool ülikoolis oli ta professor, ta oli see, amet, mida meil ei ole, aga mis meil peaks olema, juvenile judge ehk ta oli alaealiste või noorukite kohtunik, mis ongi meie jaoks muide probleem. Kuna meil ei ole erilisi juriste, kes spetsialiseeruvad alaealiste kõigi nende asjade peal, siis sealt tulevad meil küll need vangla tapmised ja küll need igasugused pahandused tänavatel, parkides ja mis iganes. Aga Eric Smithburn oli just nimelt noorukite kohtunik. Ja siis peale selle oli tema see põhielukutse, mida ta õpetas, oli perekonnaõigus eeskätt ja pärimisõigus. Need olid siis ained, mida ta siis õpetas. Ja miks ma siis praegu räägin, mitte ainult sellepärast, et tema lesk täna nüüd siia tuli selle kruisiga, vaid sellepärast, et ta õpetas mulle selgeks ühe või teise poliitilise asja ehk siis. Eks ole, mina olin seal ülikoolis praktiliselt esimene õigusteaduskonnas täis professor 100% teadusliku kraadiga, kes tuli endisest Nõukogude Liidust. Ja need, kes mäletavad Eestit 1990, 1991, 1992, need saavad minust väga hästi aru, et muidugi olin ma oma vaadetelt Ameerikas ikkagi väga parempoolsete vaadetega. Tähendab äärmiselt parempoolne. See tähendab mitte ainult Vabariikliku partei seisu tsentris, vaid ka Vabariikliku partei paremal pool, mis on täiesti loomulik. Sest kui sa mõtled praegu meie poliitikute peale 90, 91, 92, 93, siis tegelikult ju see pagana kommunism ja need värgid käisid ikkagi nii närvidele ja me nägime, isegi sõna sotsioloogia käis närvidele, sest oli väga lähedane sotsialismile, nagu omal ajal Maurus ütles, et üks asi on sotsiaa ja teine on sotsioo, et ainult ühes tähes on vahe, kaut besintlik, et vahe on väga siuke ebaoluline.
aga noh, kõik meie siis, olgu siis seal Siim Kallas tookord, eks ole, juhtijana ja siis Uno Mereste ja Valve Kirsipuu ja nii edasi, oli täiesti loogiline, et tulles selle sotsialistliku ja kommunistliku pasa seest meid keeras automaatselt väga paremale. No ja sellise väga parempoolsena ma Ameerikasse Notre Dame'i ülikooli saabusin, mis mulle tundus veel ka selline väga kodune, kas või sellegipärast, et tegemist oli väga konservatiivse ülikooliga, mille olid rajanud omal ajal ja kontrollisid jesuiidid, väga parempoolne liikumine, ja Püharisti ordu, Order of a Sacred Cross. Ja mul oli seal väga piisavalt palju neid parempoolseid sõpru ja tuttavaid kolleege, ma nimetan ainult need nimed, mis kindlasti on mitmetelegi Eesti juristidele tuttavad, kes anglo-Ameerika asjadega tegelevad, noh nagu kriminaalõiguse õppejõud Bob Blakey, kes tegeles Kennedy ja Martin Luther Kingi mõrvade uurimisega, siis Doug Kemek, Tšehhi päritolu, kolmat põlve, just usu asjadega. Charlie Rice, muide, Charlie Rice oli meie mõistes, ütleme, sellise haldus- või administratiivõiguse õppejõud, aga Charlie Rice'i üks väga oluline asi oli see, et ta oli 2- või 3-kordne Indiana osariigi poksimeister poolraske kaalus. Aga ka parempoolne muidugi oma vaadetelt ja nii edasi. Ja mina nagu tundsin, et need ongi need, kellega ma tahaks nagu koos olla ja nii edasi, aga samas ega ma väga ei tundnud ka seda, et nad mind nagu omaks oleksid võtnud. Nad vaatasid, no hea küll, ajab siukest parempoolset plära siin, aga ega ta õige parempoolne ei ole ja no kuidagi jäi. Hiljem muidugi olud muutusid, aga alguses oli see ikkagi niimoodi, et üks korralik endine Nõukogude parempoolne ei olnud see, keda Ameerika parempoolsed oleksid väga omaks võtnud. Ja siis olid seal ka mitmed vasakpoolsed, ma ei nimeta paljusid nimesid, aga lihtsalt mõned, mis jällegi, eks ole, rahvusvaheliselt tuntud on. Väljapaistev daam, jurist Barbara Fick, kes tegeles tööõigusega, põhiliselt õpetas tööõigust. Siis Bill Lewis, kes oli humanitaarõiguse õppejõud ja tegeles inimõigustega eeskätt Ladina-Ameerikas seal kandis. Tommy Pearson, suhteliselt neutraalne, ta oli vaimulik, aga tähendab, tema õpetas omandiõigust ja lepinguväliseid kohustusi. No ja niimoodi, see oli siis ühesõnaga see kamp, mis mind ümbritses. Ja siis nüüd veel seal vasakpoolsete hulgas oli ka see Eric Smithburn, kellest me hakkasime praegu rääkima, kes 4 aastat tagasi suri. Ja ikka seal vaheajal või lihtsalt midagi teha ei olnud ja igaveks ikka mõnikord koputad ühe või teise kolleegi ukse peal, istud maha ja siis ajad juttu ühest või teisest asjast. Ja meil Eric Smithburniga oli samasugune asi. Ja võt nüüd tuleb meelde see kõige omapärasem asi, tähendab esiteks, ütleme niimoodi, ta suhtus minusse üleolekuga. Tähendab, teadis, et hea küll, et tõesti, et see mingisugune nati viletsapoolne Nõukogude nii-öelda parempoolne, et teda ei saa tõsiselt võtta, nii nagu ka sealsed parempoolsed ei võtnud tõsiselt. Ja selle tulemusena oli see, et me rääkisime ka väga palju poliitikast. Ja võt, miks mulle üldse kogu see lugu praegu nii väga meelde tuli, on see, et formaalselt nii nagu see väljagi nägi, tähendab mina nagu paremal pool hästi äärmuslik ja tema siuke normaalne vasakpoolne, nii nagu näiteks noorukite õigustega tegelev kohtunik ja nii edasi olla saavad. Me oleme piisavalt erinevad või peaaegu vastandlikud. Ja võt nüüd, eks Smithburn vaatas mind ka nagu sedamoodi, et hea küll, et see Nõukogude noor ja loll parempoolne ja nii edasi, et meie oma parempoolsed, see sõjavad Charlie Rice ja Bob Blakey ja nii edasi, on lihtsalt noore poisi ära hullutanud ja ei maksa nagu teda poliitiliselt selles mõttes väga tõsiselt võtta. Ja muidugi Eric Smithburn oli ka Indiana osariigi parlamendi liige olnud. Nii et võt niisugused. Ja tegelikult ikkagi aastate kaupa, me küll suhtlesime, käisime üksteisel külas veini joomas ja kohvi joomas ja mingeid häid asju söömas ja nii edasi. Aladin ja Erik Meil ja meie nende juures. Kusjuures Aladin muide on ka jurist.
aga advokaat. Ja suhtlesime nii nagu normaalsed inimesed ja ülikooli õppejõud omavahel ikka suhtlevad, eks ole, mingis võõras linnas. No see on analoogiline situatsioon, kes on näinud, see on see, kes kardab Virginia Woolfi, kus tuleb, eks ole, noor matemaatika professor tuleb uude ülikooli ja siis nad hakkavad suhtlema sealse ajalooprofessoriga, mis konfliktid seal tekivad poliitilises plaanis. No vot, ja nii siis oligi, et poliitiliselt nagu meie vahel mingisugust erilist sõprust ei olnud, seal 5-6 aastat, aga inimlik sõprus oli ometi. Aga kuni päris oma sealse elu peaaegu täiesti lõpuni olin ma sügavalt veendunud, et tegelikult südamest ta tegelikult mind ei salli. Ta ei võta mind tõsiselt ja me räägime filmidest, mis oli väga tähtis, me rääkisime Ameerika kirjandusest, me rääkisime küllaltki palju spordist, me rääkisime erinevatest veinidest, mida me jõime ja nii edasi. Nii et see oli nii nagu ta on, aga see ei olnud see, mis ma ütleksin, et inimlik sümpaatia või mingisugune eriline selline mingisugune vaimne kokkupuude või seda nagu ei olnud. Aga nüüd läks aeg edasi ja saabus kuskil aeg 2000, 2001, kus mina hakkasin Ameerikast ära tulema ja minu vanem poeg Anton lõpetas siis gümnaasiumi ja pidi ülikooli edasi minema. Aga ülikooliga oli see probleem, et nii palju raha mul ei olnud, et ma saaksin oma poja panna sellesse samasse ülikooli, kus ma olin õppejõud. Seal on küll discountid ja odavad ja nii edasi, aga seda raha mul ei olnud. Mul olid ka suured probleemid selleks, et saada see raha kokku Indiana ülikooli jaoks, aga see sai korda. Ja lõpuks olid kõik need võlad ja asjad, mis mina pidin maksma, olid kaetud. Ja siis ka selles Indiana ülikoolis oli mingisugune tõepoolest vasakorientatsiooniga mingisugune ühiskonnateaduslik suundumus majandusteaduskonnas, ajalooteaduskonnas. Muide, Indiana ülikool on üks väheseid kõrgkoole maailmas, kus on eraldi olemas Eesti Keele Instituut. Ja seal oli siis Toivo Raun, oli seal üks õpetajaid ja Felix Oinas muide, kes oli kunagi õpetanud minu onu veel enne 1940. aastat. Nii et niisugune ülikool ja niisugune värk. Ja ütleme niimoodi, et see esimene samm ja esimene pool aasta kindlasti oli mu pojale seal raske. Alates sellest, et ei olnud selgelt arusaadav, kuidas see raha maksmine, palju me saame ja palju me ei saa. Siis teised puht Ameerika üliõpilased, kes olid Kesk-Läänest pärit, siis ühesõnaga seal tal ei olnud eriti kerge oma õpinguid seal alustada. Ja nüüd juhtus siis see, et see, kes andis talle oma käe ja aitas teda talutada läbi esimese poole aasta, oligi see sama Eric Smithburn, kes oli seotud Indiana ülikooliga sellepärast, et ta oli lõpetanud Indiana ülikooli õigusteaduskonna seal. Aga kõik need asjad, mis tulevad ühesõnaga noorel mehel, kes tuleb kuskilt Kesk-Läänest, kellel ei ole mingisuguseid selliseid isiklikke seoseid, kontakte, seda tunnet, et sa oled nüüd õiges kohas ja nii edasi. Sellele inimesele ei ole eriti kerge seal alustada ja eriti katta kõiki neid õppeaineid, mis seal vajalikud olid ja nii edasi. Õppida heade hinnete peale, mis oli tähtis ja nii edasi. Ja nüüd siis tuleb välja, et Eric Smithburn ja paar tema sõpra Indiana ülikoolist tegelikult siis pani tõla alla. Tähendab, mina olin sel ajal juba siin Eestis ja käisin seal vaid aeg-ajalt, aga Eric Smithburn oli see, kes sisuliselt aitas minu poja Antoni esimesest aastast edasi, andis talle pedagoogilist nõu, juhtis teda õigete õppejõudude üle, andis teema, millel kirjutada vastav väitekiri ja nii edasi. Tähendab, ühesõnaga selgus see, et see inimene, keda mina lugesin enda jaoks, mitte vaenlaseks, aga vähemalt sellesse, kes minusse kindlasti hästi suhtu, oli see, kes võttis käe kõrvale minu poja ja kes talutas ta Indiana ülikoolis läbi esimeste aastate.
no pärast läks kõik iseenesest, aga raske on just nimelt see algus. Ja nii, et ühesõnaga ma võin öelda, et minu poeg, vanem poeg ja Erik Smithburn on minu jaoks selline, no see on mingisugune siuke liit, kus noort inimest 17, 18, 19 aastat tuleb sageli aidata järje peale. Kaasa arvatud seda, et ta mingisugust lollusi ei teeks, noh minu pärast seal õlle joomisega liiale ei läheks või midagi taolist. Tähendab see, kes sisuliselt nagu oli isa eest, oligi see Erik Smithburn. Nagu ma ütlesin, 4 aastat tagasi ta suri ära, tema abikaasa on siin, me lähme kohtuma. Ja võib-olla noh, lihtsalt lõpetuseks ütleme siis selle ära, et see samm, see esimesed sammud, mis Smithburn aitas mu poisil teha, viis asja nii kaugele, et ta muide ei läinud õppima juurat, sest Smithburn ei soovitanud, ja ta läks õppima arvepidamist või accounting, eks ole, mis on, see ei ole, ja teise õppeainena õppis ta juurde raamatupidamise, sest ütleme accounting ja finance võib ühel hetkel ära kaduda, sest me ei tea ju kunagi, kuidas majanduslikud asjad võivad kulgeda, aga raamatupidajat on igal pool vaja, raamatupidajat on ka siin samas KFC-s või McDonaldsis vaja, et ühesõnaga selle inimese leib on nagu alati kindel. Noh ja tulemus siis oli niimoodi, et pärast seda, kui poiss lõpetas selle majanduse seal ära, siis ta tuli 2-3 aastaks siia Tallinnasse Trigon Capitali, mille omanik on Joakim Helenius ja töötas finantsjuhina siin Tallinnas. Ja kui need kokkulepitud ajad 3 aastat täis said, siis ta läks USA-sse ja ta töötab finantsjuhina või finantsarvepidajana sellises firmas nagu Johnson & Johnson. See on siis üks nendest firmadest, kes tootis need rohud ja asjad seoses COVID-i viirusega. Ja ta töötab Johnson & Johnsoni peakorteris praegu Florida osariigis ja kõik on nagu korras igatepidi nii majanduslikult kui ka isiklikult. Aga me oleme kunagi selles hiljem ka rääkinud, et see, et ütleme, et tal elu tegelikult ikkagi pärast nii hästi läks ja hakkas nii hästi kulgema, et selle eest tuleb Smithburnile aitäh öelda. Aga miks ma hakkasin sellest üldse rääkima, see ei ole mitte isegi niivõrd tema lese Tallinnasse ekskursioonile tuleku pärast, vaid sellepärast, et tsiviliseeritud ühiskonnas poliitilised erisused ei muutu inimlikeks erisusteks. See asjaolu, et me oleme Smithburniga nii-öelda teisel pool poliitilist spektrit tol ajal, ei muutnud tema suhtumist minusse. Ja eeldada nüüd, et sina oled seal tolles erakonnas ja sina oled tolles erakonnas ja sina oled selles, siis ma sinuga ei räägi. Või siis me ei suhtle ja nii edasi. Tegelikult see asi, mis tsiviliseeritud poliitilises elus, nagu näiteks on seda Indiana osariik näituseks, see konflikt või see on inimlikul tasemel mitte eksisteeriv. Tähendab, parempoolne poliitik võib rahulikult suhtuda väga hästi vasakpoolsesse poliitikusse ja tagurpidi. Ja kui nende vahel nüüd peaks kismaks minema, siis see tähendab seda, et nii see parempoolne kui ka see vasakpoolne on tegelikult matsid, kes ei olegi võimelised inimlikult suhtlema. Elu on läinud sedapidi, et ma olen nagu rohkem kogu aeg olnud parempool ja praegu ka ja siin vahepeal, mis kellelgi oli siin juttu seoses selle Keskerakonna ja Aldega, normaalsetes suhet, ma ei näe selles kusagil mitte mingisugust probleemi. Sellepärast, et lähtutakse ikkagi sellest, et see, kuidas teha inimkond ja ühiskond paremaks, ühed arvavad ühtepidi, teised arvavad teistpidi, ja selle peale me siis ütlemegi, so what? See vastus sellele minu partei vahetusele tuli kuidagi nüüd väga pikk, aga ma loodan, et me saime selle kuidagi nagu nüüd ühele poole. Me saime siit väga hea tausta, et mõista, mida tuleb teha antud juhul Eestis lausa ühiskonna taastamiseks.
absoluutselt. Sellepärast ega see nüüd ei ole loomulik, et parempoolsed ja Keskerakonnad suhtuvad hirmus halvasti EKRE-sse. No EKRE on hullem selles mõttes, et EKRE tsiviliseerituse aste on madalam. Aga see ei tähenda seda, et EKRE-t tuleb sõimata. Sa pead lihtsalt teadma, no vot ongi niisugused, no mis parata. Ja võib-olla me oleme inimestena kõik hoopis sümpaatsemad ja nii edasi. Nii et seda enam, et siin alailma puutud millegagi kokku. Siin üks lugu, mis ma tahtsin ära öelda, näiteks kuna EKRE tuli. EKRE silmapaistev poliitik on üks poiss Mart Kallas, kes on Tallinna volikogus. Ja siin nädala või 2 eest ta rääkis volikogus ära loo, millega ma pean täiesti 100% nõus olema. Palju rohkem nõus kui mõned kesk- ja parempoolsete erakondadega. Mart Kallas nimelt juhtis tähelepanu sellele, et Tallinnasse rajatab see jabur suur kliinik, mida õnneks ei tule vähemalt täisseisuga. On idiootlik sellepärast, et niisugune suur kliinik ja haiglate kompleks ja nii edasi on ideaalne sihtmärk mis tahes rakettidele ja droonidele, kui venelased otsustavad selle asjaga tõsiselt tegelema hakata. Siis tegelikult paar pauku ja tegelikult 3/4 Eesti meditsiinist on läinud. Me oleme rääkinud ühest väga analoogilisest loost, see on see 2 tornmaja, mis on, kus meil ministeeriumid istuvad sees. No kujuta nüüd endale ette, et venelased tulevadki meile kallale, tegelikult 1-2 pauku ja 6-7 Eesti ministeeriumit on läinud, neid lihtsalt enam ei ole. Ei ole rahandusministeeriumit, ei ole tervishoiuministeeriumit, ei ole majandusministeeriumit, ei ole kliimaministeeriumit, ei ole mitte kedagi. Üks venelaste hästi sihitud pauk ja valmis. Ja kui esimene kord ei tule välja, siis venelased saadavad 10 veel ja meil on valitsus sisuliselt kadunud. Tähendab see, kuidas keegi selle peale ei tulnud, et selliseid asju ei tohi teha, ma ei saa sellest aru. Ainus asi, mis mind ikkagi mingil määral lohutab, et vähemalt jumala abiga, kaitseministeerium on teises kohas. Seal Solarise juures, kus vanasti oli No teater ja nii edasi, nii edasi. Tähendab, mis kohaga seal mõeldi? No jah, lõppude lõpuks on suurfirmadeski keelatud juhtkonnal lennata samas lennukis. Absoluut, sellepärast. Ja muide, tähendab, kuna meil, kuna nii arvavad mitte ainult ülemused, vaid arvavad ka perekonnaliikmed, siis üldiselt meie oma perekonnas pidasime sellest üldiselt enam-vähem raudselt kinni. Meie abikaasaga ühes lennukis praktiliselt kunagi ei lendanud siia Euroopasse. Tähendab ikka neid kui vahe. Aga muide, see viib mu järgmise teema juurde. Vaata nüüd, mis juhtus eelmisel laupäeval, on minu seisukohalt väga tähtis asi. Nimelt, kell 16:30 möödunud laupäeval hüppasin ma esimest korda, loodetavasti mitte viimast korda, alla langevarjuga. Kohe päriselt. Kuusiku lennuväljal, mis on Rapla külje all. Kuusiku lennuväli on tähtis mitte selle poolest, et Gräzin on seal langevarjuga hüppanud, vaid selle poolest ajalooliselt, et sinna maandusid ka venelaste lennukid, mis käisid Helsingit pommitamas. Ja seal Kuusiku lennuväljal on selliseid pahandusi küll olnud. Sealt toodi need 2 Junkers lennukit, mis Eestile üle anti siia ja nii edasi ja nii edasi. Ma ei ole kindel, kas Kaleva lennuk läks ka sealt. Aga ühesõnaga, see on nüüd niisugune värk, et see on väga tähtis. See on Raplast allapoole kuskil 7-8 kilomeetrit. See on lennuväli 2 maandumisrajaga. Ta on siis muruga, aga muru on muidugi pügatud ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii, ja sinna sai siis minna, kuna ma olin endale sünnipäevaks saanud sertifikaadi, sünnipäev on veel kaugel, sertifikaadi hüppamiseks, mida ma siis ka tegin. Ja nüüd ma võin siis öelda kõigile inimestele, minge ja te ei kahetse. Kas sa hüppasid ise või instruktoriga? Instruktoriga. Ise ei lastagi hüppata muide. See on kas 25 või 30 tundi tähendab, on see treening. See ei ole päris nii, et ma lähen ja siis vaatan, kus all on ja nii edasi. Aga selles mõttes hüppasin ma ise, et ega instruktor ei lükanud meid. Tähendab, seal oli ikka niimoodi, mina ilusti seisin seal peal, lugesin endale ette ja läksin. Ja instruktor tuli mulle järele. Tähendab, nii et me olime teise küljes, aga tähendab, see esimene minek ja nii edasi.
mis selle instruktori, noh, kõigepealt kõigile inimestele see kõrgus, kust hüpatakse on 4 kilomeetrit, see on ikka päris kõrge. No alates 500 meetrist muutub maa ikka abstraktselt kahemõõteliseks. Just, mida enne ei ole. Ja tähendab siis, kui sa sealt hüppad, siis tähendab see, kes sellega tegeleb, on Tallinna Langevarju klubi. Lööge sisse Google'isse ja nii edasi, saate endale need lennuajad ja kõik asjad ja see tõeliselt tore. Muide, ma käisin paar päeva enne seda asja seal nagu maa peal kaemas, et kuidas see värk käib seal ja nii edasi. Kõik on hästi sümpaatsed inimesed, kes seal omavahel juttu ajavad ja oma langevarju pakivad ja siis räägivad ühte ja teist ja nii edasi. Seal oli paar advokaati, restorani omanik. Muide, minu instruktor oli restorani omanik Läti linnas Bauskas, nii et me pidi omavahel rääkima inglise keeles. Aga see, mis sa seal nii väga ikka räägid. Nii et ühesõnaga see siis lennuk läheb üles, ta lendab kuskil oma 15 minutit 4 kilomeetri kõrgusele, uks tehakse lahti, siis hakkavad seal ükskaaval vops ja siis minul ja ühel teisel mehel oli veel see, et meil oli nagu instruktor taga. Möönan, et esimesed 45 sekundit ei ole nii lõbus, nagu ta võiks olla. No 50 meetrit sekundis praktiliselt ja silmad, sul prillid ees, no siis põsed ära suud lahti tee. Seal on hull asi, ma ei hakka siit praegu seda lahti tegema, aga kui ühe sõnaga sul on krae ja mul oli ülemine nööp lahti, siis jama on see, et see krae ülemine osa ja nurk pressivad sulle vastu kaela. Lihtsalt sellepärast, et see läheb nii. Ja mul on natuke siin veel alles. Nii et see, aga sa ei teadnud seda, sellepärast ütleme seal silmade selles osas sind hoiatatakse. Aga selle peale jällegi minu noorema poja seal sõbrad, kes vaatasid seda filmi või see, kes oli üles pandud, ütlesid, et see on ainult Kaspari isa, kes kukub langevarjuga triiksärgiga, triiksärg seljas, et nii see üldiselt tavaliselt ei käi. Ja keegi tuletas muide meelde, et Igor Gräzin on väga sarnane Arnold Rüütliga, seepärast Arnold Rüütl käis valge triiksärgiga kepikõndi tegemas. Kui ta siis on. Aga siis kuskil 45 sekundit sul ei ole midagi ja siis jääb sul seal ikkagi aega, seal 5 minutit või kuskil tähendab, on ta siuke maandumine. Ilus lahe, kus juures midagi seal eriti ei mühise ega midagi, nii et mina sain selle oma instruktori või selle Läti poisiga me rääkisime omavahel, ta rääkis, kuidas tal äri läheb ja mina rääkisin, mis mina teen ja lihtsalt on aega ja siis vaatad sinna all ja see all see pilt on enam-vähem samasugune nagu see, mida sa lennukist näed. Aga sa ütlesid 500 meetri kõrg, võt seal läheb natukene selles mõttes kergelt jamaks, et seal sa saad aru, et see ei ole mitte roheline plekk seal, vaid see on puu ja et see puu on teatava kõrgusega ja siis sa hakkad nagu niimoodi Aga see jällegi ei ole midagi hullu, sest just nimelt eeskätt tänu instruktorile seal on niimoodi, et sa see maandumine ise ei ole nagu väga suur kunst, tähendab tegelikult sa viimasel hetkel sa paned 2 jalga niimoodi pool diagonaalis ette ja huvitav on see, et siis langevari ei tule mitte niimoodi alla, vaid ta tuleb niimoodi alla, et ühe sõnaga ta tuleb diagonaalis ja kui sa niimoodi jalad paned nagu enam-vähem ette, siis vastu maad käimine või see tümps ei ole ka mitte mingisugune tümps, nii et kõik on kontrolli all. No vähemalt ma võin nüüd öelda, et see pull on nüüd tehtud, et kui me nendest asjadest rääkisime, aga ühesõnaga nii, et siis Tallinnas on olemas siuke langevarju klubi, kus igasuguseks, aga seal on siis muidugi ka niimoodi, et meiega koos hüppasid seal enne meid, läksid minema seal kas 6 või 7 langevarjud, kes omavahel igasuguseid neid figuure teevad, võtavad kätest kinni ja siis lähevad see ja need. Nemad läksid enne meid minema sellepärast, et me neile selga ei potsataks. Sest vastasel korral on see risk, et meie lähme ja nemad tulevad kolaki meile langevarju peale kokku. Ja see ongi võib-olla üks selliseid kõige riskantsemaid momente seal, et langevarjurid võivad lennata omavahel kokku. Ja see on tõepoolest niisugune asi on Tallinnas ka juhtunud küll seal kuskil 15 aastat tagasi või midagi ja need on nagu sellised probleemid. Aga eks mind muidugi lohutas sinna minema see, et ma teadsin, et Kihnu Virve on hüppanud. Ma ütlesin, kurat, kui Kihnu Virve hüppab, miks mina ei saa. Ja on hüppanud USA endine president George Bush, mitte see W, see noorem, vaid vana George Bush.
ja vana George Bush hüppas mitte sellise langevarjuga, nagu on need vigurid ja nendega, vaid tema hüppas selle dessantlangevarjuga, mis on ülevalt võttes täiesti sihuke ümarik ja see tuleb alla otse. Sääl pole sul mingit küsimust, et nüüd tõmban vasakule või parem, see tuleb otse. Ja George Bush vanem hüppas just nimelt sellega. Ja kui ma hakkasin mõtlema selle peale, et tema on 90, et no siis on ikka omast kohast ikkagi veidi narr. No üks, kes veel sealt oli hüppanud, sükest tuttavaid, eks ole, Imre Sooäär. Ma arvan, et tema on ka, ma ei ole kunagi sellest rääkinud, mida ma muhulasena kindlasti tean, on see, et Imre Sooääre ema, no ta ei ole ka tütarlaps enam kaugeltki, on pidanud vajalikuks sealt hüpata. Nii et ega mul midagi muud üle ei jää, et korjake 200 eurot kokku minge ja ma arvan, et ei kahetse. Ja keegi seal küsis, no et kas veel ja nii edasi. No nüüd otse ma ütleme ülehomme nagu veel ei tahaks. Aga augusti lõpus või septembris see asi võib täiesti kõne alla tulla. Ja siis sa oskad seda tarbida juba filosoofilisemalt. No vähemalt ma ei lähe lahtise särgi nööbiga. Kusjuures kõige idiootsem on see, et nemad, lennuklubi vennad, milles nemad süüdi olid selles mõttes? Sest mu käest küsiti, et kas me paneme sulle selga selle kombinsooni, kombe, mis on tähendab selle sinivalge ja sükeste kõiki nende värkide kõige selle. Siin tõelised mehed panevad niisama, milles asi lips ette ja tuleb. Nii et meid oli seal 10 tükki lennukis, tähendab siis kui minekuks läks, siis oli vist, oligi niimoodi, et 6 tükki olid need, kes läksid vigureid tegema, nad hüppasid eri suundades ja siis ma väga ei näinudki, kuidas nad kokku läksid, aga alt räägiti. Ja siis oli 4 tükki ehk 2+2 olid siis siukesed need, kes meie läksime hiljem ja üht asja ma võin öelda, et muidugi 6 pole midagi rääkidagi, profid. Aga ütleme meist seal keegi, tähendab muidugi instruktorist rääkimata, ega mingit hirmu nüüd otseselt ei olnud. Ja siis kui sa all tuli üks tütarlaps, kes aitas mul püsti tõusta, sest ma maandusin jala peale ja tagumiku peal. Ja mul olid kõik need rakmed ja värgid seljas, ma ei saanud nagu püsti tõusta. Ja nii edasi, ta siis küsis, et kas adrenaliinilaks on nüüd möödas või see. Ja ma olin sunnitud tolle ausalt vastama, et adrenaliin on üks asi, mida selle lennu peal polegi olnud. Nii et ühesõnaga, kui kellelgi vähegi sihukest aega ja tahtmist ja seda on, siis ma siis muidugi tutvusin Google'is ka igasuguste langevarjanduse asjadega ja seal siis oli öeldud niimoodi, et selline ütleme surmav õnnetus või nii kus ikka väga kehvasti on läinud ja nii edasi. Normaalis 1 5000 kohta, mis teeb seda, et langevari on kuskil 10 korda isegi rohkem julge asi, kui on näiteks auto, näiteks suures linnas kuskil sõitmine ja nii edasi. Ja nüüd nendega, kes on sellised ilma instruktorite hüppajad, siis neil on 1 2200. Nii et üldiselt minu selliste šanssidega võib täiesti mängida. Muide, mul tuleb meelde seoses nende õnnetuste ja tõenäosustega see lugu, et kunagi oli meil selline teadlane nagu Gustav Naan. Ja ta tegeles igasuguse jamaga, kaasa arvatud seal naistega ühiskonnas ja abielu tingimustega ja mis iganes. Aga siis tema põhiline eriala oli füüsika. Ja kunagi oli niimoodi, et ta oli hästi populaarne üliõpilaste hulgas, sest ta täiesti kistilt rääkis seda kistnes ja nii edasi. Kuigi tema kohta tuleb öelda, et ta oli hullem, oluliselt hullem kui Juhan Smuul oma või Uno Laht selle küüditamistega ja nii edasi. Gustav Naan oli armee, kes sõdis Karjalas. Ta oli seal armee eriosakonna ülem. No see on ikka väga võimas vend, see, kes kuulab üle igasuguseid vangilangenuid ja nii edasi. Aga asi pole selles. Jutuks tuli selline asi nagu
tõenäosusteooria, et kui tihti juhtuvad õnnetused ja nii edasi ja see Naani lugu tuli mul meelde seoses selle 1/5000-ga. Ja ühesõnaga üks näide, mis mulle meelde jäi ja see peab lohutama ka kõiki neid, kes meid praegu vaatavad, kuulavad, et matemaatika ja tõenäosusteooria ei välista seda, et põlev meteoriit tuleb siia ülikooli peahoone katusele ja lööb ülikooli peahoone tühjaks, sodiks. Küll aga välistab tõenäosusteooria selle, et see juhtub 2 päeva järjest. Kui juba on ära käinud, no siis tõenäosuse teooria järgi ja nii edasi. No see sama asi, et kui me räägime langevarju puhul, et 1/5000 peale, siis nüüd, kus üks keegi on õnnetus juhtunud, siis järgmist õnnetust tuleb oodata 4999 korda, kui see 5000 juhtum jälle tuleb. Nii et ma ei tea, miks ma see... Arvestades igapäevaseid hüppajaid kogu planeedil, see võib päevade mõõdus. Võib küll, jah. Jah, aga 5000 on siiski 5000. Isegi ma arvan, et see ei ole mitte midagi hullu, kui on ka 1/500. Ma arvan, et sellega elab ka üle. Ühesõnaga siin nüüd kogemata juhtus niimoodi, mul ei ole see asi siin välja mõeldud, aga et nüüd ma hakkasin Tallinna Langevarju klubile reklaami tegema, aga mul ei ole ka selle vastu tegelikult mitte midagi. Tähendab, kellel vähegi sükest tahtmist ja on, siis minu arvates on täiesti mõtet selle teemaga tegeleda. Nüüd veel üks teema, mis nendel nädalatel siin üles tuli, oli rootslaste saatmine Tartu vanglasse. Ja ma ei mäleta, kes see oli, aga keegi ütles, et see on see teema on sellest, et kuidas meie vanglasse lähevad siis kuulsad Fille ja Rulle, kes olid Stockholmi vanalinna vargad ja nii edasi, Rasmusest ja Karlssonist. Ja ma ei mäleta, kas see oli keegi ajakirjanik või keegi kuskil kirjutas, et aga mis meil nende Fillede ja Rullede vastu võib olla, kui nad siin nüüd istuvad. See story, tähendab, põhilugu on põhiline hirmu koht või seisneb selles, et seoses sellega tulevad siia kõikvõimalikud kriminaalsed tegelased. Näiteks Mats istub Tartus kinni või see, et tal on õigus kohtuda, ütleme seal mingi oma sugulasega ja nii edasi. Tegelikult me isegi ei tea, kas need on sugulased või need on tema kambakaaslased, kaaskurjategijad või vähemalt sellised kahtlased tegelased, kambakaaslased ja nii edasi, kes siis saabuvad Tartusse ja hakkavad mööda Tartut ringi käima. See oli üks asi, mis kerkis üles omal ajal seoses Tartu vangla ehitamisega üleüldse. Ja see oli siis küllaltki tõsine selline konflikti või vaidluse koht 2 väga silmapaistva Eesti juristi vahel. Eesti tsiviilõiguse üks isasid oli Paul Varul, kes oli sel ajal justiitsminister ja justiitsministeeriumile vanglad alluvadki. Ja siis meie Riigikohtu esimees Rait Maruste, kes hiljem oli ka Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik. Ja need 2 juristi siis, Maruste ja Varul. Teema väga lihtne. Kas me ehitame Tartusse vangla või ei ehita? Kusjuures ütleme niimoodi, et Rait Maruste kui tartlase ja Tartus asuva Riigikohtus töötajana ütles enam-vähem selle sama argumendi, et millega me hoiame ära kurjategijate või üldse mis tahes pasatskide ja kaakide saabumine Tartusse, kes tulevad kohtuma ja trehvama oma sõpru, sugulasi ja kambakaaslasi Tartu vanglas. Ja unistavad selleks, et saaks ka just Tartu vanglasse istuma. Just. Või teine vangla, mis oli väga populaarne omal ajal, oli Pärnu vangla, mis oli üle jõel paremat kätt sillast, aga nüüd on see likvideeritud ja ma ei tea, mis sellest edasi saanud on. Seda Pärnu oma loeti ka nagu väga selliseks humaanseks, seal ei pidanud istuma kongis, vaid võis vabalt ringi käia ja nii edasi. Ja ta oli osaliselt üle müüri oli näha Pärnu jõge ja nii edasi. Seda loeti ka üldiselt selliseks prestiižikaks.
Herr Gräzin, praegu ma vaatasin, oli see eile või oli see täna klippi, kus hispaanlanna kelasti näitas Hispaania kaardi peal 21 vanglat, kus on suurepärased basseinid ja kogu see jama pidi maksma minema ainult 360 000 vist aastas. No vot siis, meil Tartus meil olukord ikkagi muidugi nii ei ole. Tegelikult ainus inimene, kellega ma olen kokku puutunud advokaadipõlves tänu oma kolleegile, oli omaaegne pankur Andres Bergman, kes istus seal oma 4 või 5 aastat ära ja pärast seda ta siis kolis kuskile Kesk-Aafrikasse, kus ta rajas oma uue panga seal ja nii edasi. Nii et Bergman oli tegelikult ainukene, kellega on oma mingilgi määral olen kokku puutunud seal oma kolleegi abistades, käisin seal vanglas vaatamas ja mida iganes. Nii edasi. No ütleme niimoodi, et ega see vanglas istumine, ega see ikkagi muinasjutt ei ole. Lihtsalt kas või sellegi pärast, et tähendab see kong või milles sa istud on, ütleme umbes nagu pool seda tuba. 10 ruutmeetrit. Ja sinna voodi, laud seina äärde kinnitatud. Põhimõtteliselt enamikul juhtudel on ka televiisor ja nii edasi. Nii et mina ütleksin vangla üks kõige hullemaid selliseid momente psüühikas ja närvidega seoses on ikkagi puhtakujuline ksenofoobia. Tähendab lihtsalt hirmus on. Tähendab, sa ei pääse mitte kuskile liikuma, välja arvatud seal teatud kindlad asjad. Tartus muidugi oli see, et Tartus oli väga hästi välja arendatud tol korral kogu see kehalkultuurisüsteem, seesama Andres Bergman. Nad mängisid seal korvpalli, kusjuures seal oli huvitav lugu oli see, et ükskord mängiti korvpalli, tähendab kohtunikud vangide vastu, mis oli ka väga tore üritus ja see. Nii et unistada sellest vanglast nüüd üldiselt muidugi ei tasu. Aga riskikoht on see, et vanglasse tullakse kedagi vaatama, kellegi on ette nähtud, seal on mingi aeg mööda läinud pärast, mida ta võib oma sugulasi ja kõiki neid näha. Ja enamgi veel on võimaldatud ka pikaajalised kohtumised, mis tähendavad mitut päeva. See on siis see, kus abikaasad võivad siis omavahel kahekesi koos olla seal mingisuguse aja ja nii edasi. Aga reaalne tulemus tegelikult on see, et mingisuguseid pätte ja kaabakaid Tartusse juurde ei tulnud. Ja järelikult antud juhul siis Rait Maruste see mure nagu ei realiseerunud. See ei olnud nii hull. Nüüd me oleme siis ringiga seal samas tagasi, kus ühesõnaga Fille ja Rulle tulevad sinna ja nendele võivad tulla ka omad igasugused sõbrad, semlakud ja kes iganes sinna. Eks ole, kui nad tulevad, siis nad kuskil nad peavad ju ööbima, seal on siis nad kindlasti peavad mööda ja saavad mööda linna ringi tuiata, sest ega see kohtumine ei kesta ju ka lõpmatuseni ja nii edasi. Nii et ühesõnaga, et kriminogeenne situatsioon Tartus siis selle tulemusena halveneb, kuna sinna tekivad pätid ja kaabakad, kes on Rootsist tulnud oma sõpru pätte ja kaabakaid vaatama. Mis ma oskan selle peale öelda? Tähendab mõned asjad, mis peaksid olema selged. Tähendab esiteks risk, mis on seotud nendega, kes kinni istuvad, on olematu sellisel põhjusel, et erinevalt Eesti omadest, kes on mingi aja ära istunud, Rootsi omasid linna peale lahti ei lasta. Tähendab, nad ei saa minna nädalavahetusega kuskile, nad istuvad ikkagi akuraatselt kinni. Teine asi, mis on oluline, on see, et nad ka ei saa vabaks Tartus. Matsile mõisteti 3 aastat, 3 aastat istus ära, homsest alates peab vaba olema. Siis sellisel juhul on kuskil niimoodi, et 2 aastat ja 11 või 12 kuud on siis see periood, mille jooksul Filled ja Rulled viiakse Rootsi tagasi. Tähendab, vangla väravast nad saavad välja Rootsi vanglas, mitte Eestis. Järelikult nad ei pääse siin Tartu tänavatele. Mingi risk muidugi võib-olla eksisteerib seos sellega, et kui neil peaks tekkima mingisugune sentimentaalne tunne
Tartu vastu, et siin me istusime müüri taga ja nii edasi, et huvitav, milline see linn välja näeb ja nii edasi. Siis see, et nad võtavad, ütleme, Helsingi, Tartu või Stockholm, Tallinna lennukipileti ja tulevad vaatama Tartut ja oma enese vanglat väljastpoolt. No seda muidugi välistada ei saa. Aga ise küsimus on see, noh, kuivõrd sügav see sentimentaalne tunne on. Nii et ütleme siis niimoodi, et võt üks asi veel. Võt selline ühest kohast teise vangide viimine on midagi, mis on Euroopas piisavalt tüüpiline. Näiteks madalmaad ehk Holland on andnud oma vange, kuskil 400-500, on andnud Belgiasse. Või oli see vastupidi? No Tont sa seda tead. No ühesõnaga nende vahel niimoodi oli. Siis samasugused vahetused on toimunud näiteks USA-s erinevate osariikide vahel. Ja kui te nüüd ütlete, et USA on üks riik. USA ei ole üks riik. USA igal osariigil on oma põhiseadus, oma parlament, oma vanglasüsteem, oma politseisüsteem ja nii edasi. Nii et selles mõttes on kaks USA osariiki oma vahel väga erinevad. Ja väga paljudes nendes juriidilistes küsimustes nad on sama erinevad kui kaks riiki Euroopas, kui Saksamaa, Prantsusmaa. No lõppkokkuvõttes Indiana, Ohio ja Prantsusmaa, Saksamaa, see vahe on enam-vähem ühesugune. Mis meid nüüd praegu peaks nagu huvitama antud asjas on see, et seda osariikide vahelist vangide üleandmist ja vahetamist on olnud ja on. Võib-olla kõige parem näide on, eks ole, on Indiana ja teiselt poolt siis, kui me läheme ida poole, Ohio osariik. Meil on mingi laul Ohio veel ja mis iganes. Siis seal näiteks oli niisugune värk, et Ohio sellest vanglast tõsteti Indiana vanglasse üle Mike Tyson. Seal oli motiiv muide tegelikult täpselt vastupidine, et Ohio vanglasüsteem on karmim kui Indiana oma. Ja Mike Tysonil oli õigus, kuna ta sai väikse karistuse, mis oli 2 aastat või mingi, oli õigus leebemale karistuse kandmisele koos väljas käimise ja kõige sellega, siis Tyson viidi karmist Ohio vanglast leebesse Indiana vanglasse. Sisuline olukord, see, kas on selle tema nimi muide oli veel huvitav, oli see Smithburniga, kellest me siin parem rääkisime, kes temaga kokku puutus, oli see, oli Indiana Juvenile Correction Center ehk noorte kasvatuskeskus, mis oli selle nimi, kuhu pandigi alaealisi kinni ja Mike Tyson läks sinna sellepärast, et tema kuritegu ei olnud oluline. Ja sisuliselt see sama asi, kusjuures ma ei tea kui palju, aga vähemalt ma tean paari juhtumit, mis kuidagi jooksis kõrvust mööda ja kõrvust läbi, oli see, et Wisconsini osariik, mis on Tont teab kus kohas, see on siis Chicagost, Illinoisist veel rohkem üles, et sealt viidi mingisugune kurjategijate bande või kes nüüd oli see 7-8-9, viidi Ohiosse üle, kus oli siis jällegi selline kõvem ja rangem režiim. Nii et iseenesest see vangide üleandmine ja nii edasi ei kujuta endast mitte mingisugust erilist probleemi, mille üle peaks nagu muretsema või midagi. Ja nagu ma ütlesin, meil on seda asja olnud, mis seal siis ikka. Rootsi teemal ütleksin veel siia korra tolksti vahele, et Rootsis on migratsioon keeranud teise otsa ja sealt on lahkujaid rohkem kui pealetulijaid. Kusjuures eriti rootslasi. Tähendab need õiged skandinaavlased, sinisilmsed ja blondide juustega ja sellised viikingite järeltulijad ja nii edasi. Neile hakkab oma enese kodumaa ja Rootsi üha vähem ja vähem meeldima. Saksas sama häda. Kusjuures siin on isegi niimoodi, et ma ütleksin, kui keegi peaks Rootsi sõitma või läheb ja nii edasi, et siis ei olegi vaja kaugele minna. Et vaadata, kus nad on ja mis nad on ja nii edasi. Rootsi metroosüsteemi keskmes, kuhu mitmed seal liinid kokku jooksevad nii edasi, on Stockholmi raudteejaama lähedal ja selle nimi on
tugev T nagu Tartu, T-Centralen ehk T-keskus, T-sõnast tunnelbaana ehk metroo. Ja seal on siis niimoodi, et seal selle tunnelbaana keskel no hästi suur jaam seal, ma ütlesin seal 6-7 erinevat marsruuti, mida nad sõidavad seal ja nii edasi. Ja keskel amfiteatri moodi natukene, keskel on ümarik selline, kus sa saad käia, kus on igasugused poed, värgid ja nii edasi ja sealt sa saad vaadata, kuhu sõita ja nii edasi, ümber istuda ühelt teisele ja nii edasi. T-Centraleniga praegu ei olegi vaja kuskile minna, see on, kõik teavad seda, see on raudteejaama juures, T-Centralen on üks kõige tähtsamaid kohti Stockholmis, seal transpordikeskusena ja nii edasi, nii edasi. Nii, tasub teil minna sinna T-Centralenisse, sellesse amfiteatrisse või sellesse areeni, õigemini öelda, jalutama ja te saate aru, et mida kujutab endast Rootsi riik. Väga tõenäoline on see, et valgenahalistest olete teie seal peaaegu üksinda. Sinna jooksevad nad nüüd kõik kokku. Ja ma ei saa aru, mis neid sinna nii väga kisub. Kisub. Seal on niimoodi, et seal seina ääres saad istuda ja seal niisama suitsetada midagi. Ja nagu ma olen aru saanud, suitsetada võib mitte ainult nikotiini, vaid kõiki neid teisi asju, mis Rootsis liiguvad ja nad on väga erinevad, mõni on siuke puhas ja korralik, mõni on vastupidi. Aga ühesõnaga sa saad väga hästi aru, et T-Centralen on keskkoht mitte Rootsi viikingitele, vaid mingile teistsugusele seltskonnale. Nüüd veel igasuguseid asju, mis siin nüüd juhtunud on eelmisel nädalal ja oli see kurikuulus G7 kohtumine Kanadas. Ja seal nüüd hakkasid juhtuma huvitavad asjad. Kunagi oli seal siuke ühendus, mille nimi oli hoopis G8 ja 8. liige G7 oli Venemaa. G7 on 7 maailma kõige tähtsama ja kõige suurema riigi juhtide, peaministrite ja presidentide kokkusaamine, mis leiab aset kas kord aastas või kuskil seal kandis. Ja seekord toimus see Kanadas Ottavas. Nüüd on ta siis G7, sest Venemaa visati sealt välja. Aga nüüd seoses selle Ottava kohtumisega juhtus üks omapärane asi. Sinna kutsuti täiesti arusaadavatel põhjustel, mitte küll liikmena, vaid lihtsalt osalisena läbirääkimisi pidama ka Zelenski ehk Ukraina president. Zelenski pidas seal läbirääkimisi mitmete välismaa juhtidega, sealhulgas ka Euroopa liidritega. Ja arutati selge see, mida. Arutati küsimus sellest, kas peab jätkuma gaasitarne Venemaalt Euroopasse, millise hinnaga, praegu on gaasi hind kuskil umbes 60 €, aga peaks olema, selleks, et venelastel hästi valus hakkaks, peaks olema kuskil 40. No et ühesõnaga, et kas me langetame gaasi hinda ja kuidas ja mismoodi me Ukrainat abistame ja mis saab Ukrainast edasi ja nii edasi, nii edasi. Ja nüüd, kus pidi toimuma kokkulepitud kohtumine G7 kohtumisel USA presidendi ja Zelenski vahel, 2 tundi enne seda Trump sisuliselt jooksis minema, autot tuiskas lennuväljale tema lennuki juurde, et Zelenskiga mitte kokku saada. Ehk ta tegelikult laskis jalga, mille peale siis muidugi ka eurooplased ütlesid, et see on imelik, et sellise suure riigi pea on nii arg, et ta isegi ei julge astuda läbirääkimistesse, vähemalt rääkida, kui mitte midagi muud, kas või teregi öelda Zelenskile, kes oli sisuliselt kogu selle kokkusaamise üks kõige tähtsamaid tegelasi. Nüüd üks küsimus, mida seal G7 arutas, lisaks sellele oli teema, mis saab Ukrainast pärast sõja lõppu.
sest tegelikult need purustused ja see on see muide, mida Putin väga hästi ei jaga, aga tal kergelt juba nagu kuskil mõikab. Et okei, et meie venelased võtame selle Ukraina otsa ära, aga mis saab edasi? Sellepärast, et Putinil pole raha sellekski, et kuskil Kramatorskis, Kirovis või Kalugas või kuskil porised teedki korda teha. Või ehitada sinna välja kas või normaalsed peldikud praeguste uue peldikute asemel. Et kuidas me saame siis, meie venelased, kuidas me siis saame loota, et me oleme võimelised Ukraina üles ehitama, isegi mitte Ukraina, vaid ainult mingid osad. No tasub nimetada ainult lihtsalt paari asja, mis on, kõigepealt Mariupol, mis on, kui minna sisse praegu Google'isse või vaadata, Mariupolit ei ole. Seal ei ole enam neid varemeid, mis natukenegi püsti seisavad. Mariupol on tehtud täielikult maatasa. Nii et see seal lähedal asub üks väga tähtis tehas, mille nimi oli Azovstal ehk Azovi metallitehas, jah, niimoodi. Azovstali suurus, kui nüüd mõtlema hakata, tähendab lihtsalt see tehas, kui suur ta on. Tallinlastele ma siis ütlen, tähendab sellise näite. Kujutame ette, et meil on TalTech siin ja siin on Pirita jõgi. Võt siis see vahemaa TalTechist Pirita jõeni on Azovstal. Ja kui me tahame vaadata, kuidas ta teistpidi oli, siis piisab sellest, kui meil on ainult Tartu linn. Pärnu jääb liiga väikeseks. Nii et nüüd on siis küsimus, mida saab Putin teha selliste purustustega? Kusjuures see Azovstali taastamine on tegelikult Putinile mingil määral isegi oluline, isegi praegu sõja käigus. Sellise põhjusel, et terasetööstus, seesama Azovi terasetööstus, oli, seal on ka mingist muid metalle, on tegelikult elu ja surma küsimus selleks, et toota Vene relvi. Kõiki neid samu rakette ja droone ja nii edasi, nende jaoks oli see kõrge kvaliteediline teras üleüldse oluline. Ja ma täitsa kujutan ette, et mingisugused tarkpead Putini administratsioonis, olgu nad selles Gerassimovid või kes nad seal iganesti oli, tegelikult rehkendasid sellega, et terase tootmine läheb suures osas käima Ukraina pinnal. Sest Ukraina oli kõige tähtsam terase tootja kogu selles eelmises Nõukogude Liidus. Nii et siit tuleb nüüd siis see küsimus. Ja nähtavasti, ma võin nüüd mingil määral oletada, ma ei tea, kas Trump ei saanud aru täpselt, milles probleem on, või ta tõesti tal kõige naljakam lugu muide oli see, et Trump nimetas, et miks ta ära läheb ja ajakirjanikud küsisid, et kus te lähete, et te peate ja nüüd praegu oli Zelenskiga kohtuma. Ta ütles, et ma pean lendama Valgesse Majja, seal strateegilise situatsiooni ruumi või midagi, selleks, et hakata lahendama Iraani, Iisraeli ja Iraagi probleeme. No issand jumal, kui oinas peab siis USA president olema. Täiesti selge on see, et seda sõdimist, milles osaleb muide ka USA lennukeemalaevad, selleks ei pea Trump kuskile minema. Selleks ei pea ta olema Valges Majas ega kuskil mujal, sellepärast asjadega tegelevad ju laevade komandörid, tegeleb Pentagon ja nii edasi. Trumpil on üks kohustus, seda ta tõesti peab tegema, ta peab ütlema, ta peab langetama poliitilise otsuse. Et nüüd me aitame Iisraeli seal, nüüd me klaarime Iraaniga ise suhteid, tulistades neid ja alustades sõda Iraani vastu. Need on need asjad, mis USA president peab tegema kui vägede ülemjuhataja. Aga see, kas lennuk lendab sinna või ta ei lenda sinna ja kes on mida kuskil tulistanud ja nii edasi, no seda Trump ei pea tegema, selleks see ettekääne on täiesti otsitud. Kusjuures Trumpi eripära seisneb ju selles, et Trumpi selja taga ei ole ju tegelikult mitte ühtegi tunnikest sõjaväeteenistust, mis teeb asja hoopis huvitavaks. Trump lihtsalt ei tea, kummast otsast püss laseb. Selles mõttes on olemas ikkagi väga suur oluline vahe USA teiste presidentidega. Torpeedokaatri komandör oli John Kennedy, siis lendur oli George W. Bush noorem.
vanemast Bushist me rääkisime, tema mingisugune seos erivägedega seal peab olema, et eriväelased võtavad Trumpi ja lubavad tal hüpata selle suure, Bushi siiski, jah, mitte Trumpi. Jah, õige. Nüüd läks Bushi ja unustame Trumpi ära ja Bush, kes hüppas selle päris sõjaväe langevarjuga. Kui ta ei oskaks üldse hüpata ja kui ta oleks olnud väga siuke jobu selles küsimuses, ei oleks mitte ükski roheliste barettide komandör või see lasknud teda lennukisse ja andnud talle langevarju. Sest sa võid ise endale ette kujutada, et kui sa oled pataljoni komandör ja nii edasi, seal dessantvägedes ja nii edasi, ja sa lased endise USA presidendi sodiks kukkuda, no siis sa võid oma sõjaväelise karjääri lugeda lõppenuks. Fakt on see, et need dessantlangevarjud, nendega on põnts vastu maad tükk maad kõvem. Väga palju kõvem ja seda ma nägin. Muide, tuleme jälle minu kangelaste juurde tagasi. Tähendab, abikaasa, kes vastutas minu hüppamise eest ja kes oli sertifikaadid, tema otsis üles ka minu vanad sellised poolsuusa langevarju, poolsuusa saapad. Ehk kõvemat sorti ja niimoodi, mis on kuskil, ütleme, 3/4 jala peale või nii edasi, sest seda muide, see langevarju klubimehed seal muide hoiatati, et see jalatümps selleks, et seda vältida, kusjuures ma kinnitan, jalatümpsu lihtsalt ei ole. See lihtsalt nagu liugled laste mänguväljakul sellest allalaskmise asjast ja jutt ei ole minust. Ma ütlesin, ma enne käisin asja uurimas ja vaatan, teisiti keegi üldse seal alla ei tulegi. Sealhulgas ka sportlased ja nii edasi, tegelikult see viimane langemise hetk on just see sama. Ja sellepärast muidugi see Bush 90, ma kasutasin, mul läks ju segi selle Trumpi nimega. Ta on selles mõttes tähelepanuväärne, et tema on sõjaväes olnud ja teab neid asju, me ei räägi juba, eks ole, kindral Dwight Eisenhower, eks ole, ja nii edasi. Nii et ühe sõnaga, Trumpi järele puudus USA's Iraani, Iraagi, Iisraeli selles asjandus puudus igasugune vajadus. Tal ei olnud vaja mitte midagi öelda ega midagi ära jätta ega mitte midagi. No vot, nüüd me oleme igasugust asjadest rääkinud, alustasime langevarjust, lõpetame langevarjuga ja ongi siis esialgu kõik. Ma arvan, et me võiksime siis jälle nädala pärast saame kokku ja soovin kõige paremat. Ole sa tänatud, Igor Gräzin, jutud olid head ja huvitavad, kes oskab siit välja noppida, see nopib, kes ei oska, see kirub niisama. Ja olge tänatud kõik, kes te olete Nõmme raadiole õla alla pannud ilma teieta, vaata, et just nagu ilma langevarjuta see allatulek, mis on eriti kõva matsuga, nii et püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.